Täna on siis selline lugu, et mind on enda juurde kutsunud üks vanem proua ja kuna tema lugu on nii delikaatne, siis ta on palunud, et ma ei võtaks kaasa kaamerameest ega ühtegi meesterahvast ja filmiksin kõike ise. Nii et ma olen seal väikese selle GoProga, millega ma praegugi filmin ja andke siis andeks, kui ma seda väga hästi ei tee. Mari, kelle nime oleme tänases saates just selliseks muutnud, elab Utoopia külas ehk ühes pisikeses Eesti väikelinnas. Aga ta lihtsalt ütleb, et meesterahva kuuldes tal on väga raske oma lugu rääkida. Aga samas ta leiab, et ta ei saa seda jätta ka rääkimata. Mari kardab paaniliselt sattuda oma looga häbiposti ja seetõttu palub ta tänases saates ka anonüümsust. Ja sa otsisid ehitajat? Jah. Sellepärast, et mul on all ühistu esimees ja see ähvartas kogu aeg, et maja mu korter paneb sundmüüki, kuna aknad olid kõik värvist koorusid. 76-aastane Mari elab 5-kordses nõukogude ajal ehitatud kortermajas. Korteri sellesse majja soetas ta paar aastat tagasi, kui abikaasa jäi elama lastelastega teise linna. Vaatadegi, et on ilus maja väljast poolt ja minu aknad riivasid seda maja. Uuteks akendeks Mari raha ei olnud ja remonti ta samuti teha ei oska. See kõik on tänases loos aga oluline, kui mängu tuleb meesterahvas, kes väidab end olevat suur remondimees. Võtsin Kilingi-Nõmme inimesi endale sõbraks. Facebookist nii. Küsiks, kas keegi ikka elab veel, kes on elavate kirjas ja neid tahtsid teada. Mingil hetkel tuli Marile aga Facebookis ühelt härralt sõbrakutse ning naine arvas, et see on seotud tema töömehe otsingutega. Mari võttis härra sõbrakutse loomulikult vastu ning hakkas endast 9 aastat noorema mehega ka rõõmsalt suhtlema. Kui ta mulle siia tuli, ta tundis siin juba nagu ennast peremehele. Aga sina ei saanud nagu aru, et miks ta sulle sõbrakutset saatis? Ma ei tundnudki teda. Kirjutas ja küsib minu käest, et saada mulle oma telefoninumber. Sellest hakkaski. Kõik peale? Kõik hakkaski peale. Ja kohe mulle külla tulema ja kõik. Mari räägib, et ta kohtus Kallega Facebookis ning nädala pärast oli Kalle juba Mari ukse taga, et talle soovida sünnipäevaks õnne. Ta tuli mulle nagu sünnipäevale. Ta tuli päev enne mulle sünnipäevale. Nii, järgmine päev nagu laupäev tuli mul mees. Mees nägi ka mul teda. Nii, ta tuli siia ja ütles niimoodi, et oi, sul on akna nii koledad ja kõik. See jutt jäi muidugi Marile kõrva, sest head ehitusmeest oli ta otsinud juba mõnda aega. Ja ütleb mulle niimoodi, et pane riided selga, lähme ehituspoodi, ostame värvi, ma teen sulle aknad korda. Ei olnud mingisugust raha juttu. Ööseks jäi ja riisakas oli esimene öö. Nii, aga kuidas ta küsis, et kas ma võin ööseks jääda? No kuulge, kui 4 akend on, nimeta värvis 8 kuud 3 akend. Ta oli 8 kuud sinna. Ei olnud, pendeldas. Kui esimese hooga tuli Kalle Marile õnne soovima, siis järsku teatas ta naisele, et on valmis tegema tema korteris ära tasuta remondi. Ühtäkki oli vanaproua olukorras, kus Kallest oli saanud justkui tema elukaaslane. Aga sinu juures siis nagu käis siin, et tuleb aitab neid kodutöid teha? Ta tegi süüa ka. Mari ütleb, et talle isegi meeldis mõtte elukaaslasest. Ta kujutas ette, et see tähendab seda, et nad vaatavad koos televiisorit, käivad käsikäes pargis jalutamas, aga ta ei kujutanud ette, et sellises eas tuleb tal hakata ka seksima. Ma ei teadnud, ta üldse mitte mida. Ise paljastas ennast, et ta on kakleja. Aga kas ta ütles sulle ka, et kas ta on kinni istunud või midagi? Ei ütlenud. Alles hiljem sai Mari teada, et tema juurde elama tulnud mees on tegelikult ka aastaid trellide taga istunud. Selle mehe eluteele on mahtunud nii jõhkraid kaklusi kui ka isegi tulistamist. Mina magasin, liibukad olid jalas, need liibukad olid mul jalasse ja tessipüksid ka veel. Ma kartsin. Mõtlesin, et vana inimene mine teada, et misuke ta on. 76-aastane Mari ütleb nüüd, et viimati oli ta vahekorras oma enda abikaasaga 24 aastat tagasi.
ei, ma ei puutusin, ma värisesin. Küsi, kas on külm või? Aga ma hirmust värisesin. Püha jumal, et ta tuli mulle kõrvale. Mul on olemas siin magamistuba. Kuidas ta ise tuli kõrvale, ei küsinud ka või? Jah, ei, ta ei küsinud ise ka, jah. Ma ei puutu sind, seda ütles kohe. Järgmine päev. Siis ta juba nagu vaatas, et no siis kas ma ei tea, mis ta minu juurest siis talle nagu meeldis või ma ei tea. Hakkas mul neid riideid ära kiskuma, täitsa ihualasti kiskus mind ära. Ja tean, mis kõige vastikum on, mis mul siiamaani meelest elama. No vist hauas ka tuleb mul meelde, mida ta veel minuga tegi. Teine öö juhtus, aga sa lasid tal peale seda ju veel 8 kuud siin pendeldada. Aga mul oli ju aknad, kes see oleks mul edasi värvid? Mariga rääkides selgub, et need vahekorrad olid talle vastumeelsed. Ometi ütleb ta, et ta oli nõus need ära kannatama, kui mees pakub talle seltsi, ta ei pea taluma üksindust ning teeb veel ka remonti. Ometi nimetab Mari neid vahekordi minuga rääkides siiski vägistamiseks. Ta ütles, ma vett üldse ei joo, tema jook on õlu. Siin samas on koopipood, siis ütles mulle mine poodi, too õlut, too see vitsi, jooki ja isegi veini ka veel. Jumala jood ikka. Kartsin teda, ma ei tundnud ju teda. Kippusin küll talle halvasti ütlema, siis ta nii vihastas, jubedalt vihastas, ta küll röökis mu siin ka. Ma ütlesin, sulle, mis sa karjud, räägi vaiksemalt. Kui mul on all naaber, et need vanad majad kostavad kõik läbi, mida sa karjud. Aga millal see vägistamine toimus? See oli nüüd ikkagi, sa ütlesid teine õhtu juba. Jah, et tal oli siuke jurakas. Mul ei olnud 24 aastat seksuaalset vahekorda, me magasime eraldi juba. Nii, ja tema ütles niimoodi, et küsis mu käest, et kas sul õli ei ole, kas sul kreemi ei ole. Ta ei läinud ju, minu sisse ei läinud tema jurakas. Siis tiris ja kakkus need ja mul veri lendas. Issand, meesterahvas on nii labane. Ta ütles, et ma teen nii siukest seksi sulle, et sa kilkad käes. Üksed sõnad olid ta. Aga ütle, kas sa vastu, sa olid ise kaine ju? Muidugi hakkasin, ma ei jõudnud, mu käe randmed olid kõik punased, valutas mul ei olnud enam jõudu. Hoidsin riietest kinni, ma ei lasknud tal. Ma ütlesin, lõpeta ära ole labane, et sa tead, sa lähed mulle vastikuks. Põhimõtteliselt oli joonud see õhtu. Kogu aeg, kõige õhtu, kogu aeg oli. Tuli sinna, lükkas sul siis pikali või? Ei, ma olin juba ära läinud magama. Läksid magama ära? Aga ma veel ei maganud, aga ma olin ikka dressides nii nagu esimene öö. Ja ta tuli sinna? Aitab, et esimene öö ma sind ei puutud, aga aitab, ei ole mingit dressides magamist, ma võtan sul kõik ära. Hakkas mu riided kiskuma sellest. Ma ütlesin, lõpeta ära, et ma ei ole enam, mul ei ole seksuaalset vahekorda olnud, et ma ei püüta üldse seda asja nüüd ette. Ja siuke võõras mees ka veel, ja tema kõndis ringi siin ihualasti. Ja hakkaski mind ka paljaks kiskuma. Ja mida sa ütlesid talle? Nagu ma ei kujuta ette, et nagu kas sa ütlesid, et palun mine ära? Mis palun, ma olin lausa kuri, ma ütlesin, ma lõin talle vastu selga, see ei lugenud. Ma ütlesin, mine ka ära, ma ei taha, mis ta on lihtsalt jube, et ma ei ole siukest meest veel näinud, aga ma teen sulle sellist seksi, et sa ei ole 24 aastat seksi saanud, aga ma teen sellist seksi, et sa eluaeg mäletad, ja sa kilkad mul käes ja mul oli veri taga. Aga ütle mulle, kas ei saanud nagu kuidagi appi karjuda või? No siis ma tahaks ära läinud. Külmkapi aitas tuua, pliidi aitas, kõike nagu oleks perekond. Ja Mari, kes veetis oma päevi väikelinna korteris ihu üksi, arvas, et ta on Kalle näol leidnud endale sõbra, kellega on koos aega veeta palju toredam kui üksinda. Kalle käis küll kogu aeg ka ära ja ei olnud pidevalt Mari juures. Ometi oli see naise sõnul tore, kui mees talle vahel seltsiks käis. Sa ütlesid, et ikkagi sind vägistati. No see on ju vägistamine, kui jõuga ma hoian kõik riietest kinni ja ta kakub ikkagi ära ju. Ma olin siin nii ääre peal, niimoodi pikali. Ta hakkas tuli siia otsa, hakkas mind riidest seljast kiskuma riideid. Sa ütlesid, et sul oli verd jooksis. Muidugi. Sellepärast, et siis jooksis verd, kui ta suruma hakkas.
Kas ta ise ei saanud aru, et midagi valesti on või? Siuksed saavad aru. Hiljem selgus, ma sain hiljem teada, et ta on vangis istunud. Kahjuks alles palju hiljem hakkas Mari uurima internetist Kalle tausta ning nägi kohtulahendeid, mis mehe kohta tehtud on. Tegelikult kõigepealt ütles, et ta sai kriminaalasja, kuna ta tappis koera ära. Et tema kardab siiamaani koeri, et koer olevat talle kallale tahtnud tulla ja ta lasi mingi oma tehtud püssika maha. See koer kohe ära ei surnud, ta läbi taga ka veel peksis. Google'is on see kriminaalasi kõik lugeda. Kalle kohta, kelle nime oleme tänases saates samuti muutnud, leiab internetist tõepoolest igasugust informatsiooni ning ka koera tapmine tema poolt on päriselt aset leidnud. Nimelt süüdistati meest selles, et ta tappis segaverelise koera 2017. aasta septembri hommikul ühel aiamaal, tulistades looma enda valmistatud relvast. Koer suri saadud vigastustesse koha peal. Mul ei ole meesterahvast siin ja minu mees ei olnud seksi peale. Maias, tema, no jumal, 24 aastat pole meil üldse vahekoht olnud. Aga ma saan aru, mees ikkagi väga armastab teid siiamaani. Jah, ja praegu andis ta isegi andeks. Sa rääkisid talle ära kõik? Jah. Mees ütles, et olgu see viimane, ma annan sulle andeks, aga ära sa siia kedagi enam võtta. Ja on ikkagi suga edasi abielus? Ma ütlesin kõik ära. Mis mees ütles? Mis ta ütles, et mis tehtud, ega seda tagasi võtta ei saa ju. Aga oli õnnetu ka või? No, vahepool oli ta oli päris šokis, et ta käis uurimas lahutada. Ta tahtis päris lahutada. Kas ta tuli siia voodisse ise lihtsalt niimoodi, et sina tema tuli siia ääre peale. Esimene öö oli ta rahulikult, ei teinud mitte midagi, puutunud mind. Nii. Aga järgmine õhtu oli see. Ma hoidsin radikatest kinni. Sul olid dressid jalas, jah? Ja hoidsin riietest kinni, hoidsin siit ka, et ta ei saa mind kinni tõmmata siit maha põranda peale. Et ta saab mul rohkem riidet ära võtta. Aga tema ikkagi läks edasi? Muidugi, kõik kiskus ära, ma olin ju alasti. Siin ta värvis ka aknad ära. Ja tegelikult väga hästi on värvitud. Ja mul tuba läks palju valgemaks, kui aken ära värviti. Kogu aeg musitada tahtis, ma ei tahtnud, et ta oli jälg. Iga öö tahtis seksi? Ja. Iga öö? Ja mingitel hetkedel sõitsid tule siia? Ta tuli siia, vihastas minu peale, kuna ma siin ei teda ära. Ma ütlesin, mine ära, kao ära minu toast. Siis ta tuli siia, aga purrus oli, ta jäi magama. Öösel tuli üles, ärkas üles, hakkas internetist otsi muud. Kuidas sa tead? Ma hiilisin, uks oli lahti, siis heas toas oli, ta läks sinna tuppa, suute tuppa. Nii, ja mida sa kuulsid siis? Sõnumitesse helistas. Nii, et saame tuttavaks, saada mulle oma telefoninumber ja kõik. Nii. Ta otsiski naisi internetist? Ja. Ta istus siin. Nii. Siin, selle diivani peal? Ja ma tulin ja tal oli uks niimoodi, aga ta muudki nippis, ta ei näinud mind. Mina kuulen kõik ära, mis ta siin rääkis. Mis ta rääkis, räägi? No, saada mulle telefoninumber. Siit ta saigi selle sirje, nüüd on tal sirje. Kõik on ta peresid lõhkunud. Naised võtnud abielu meeste naisi ja naised tulevad ja läinud temaga jätnud oma mehe maha. Sul ei ole aega internetis olla, aga mina olen siin üksin, mul ei ole midagi teha. Ma internetis olen, võtan mõne sõbra, nad kirjutavad, kus sa elanud oled. Tänapäeval noored mehed tööd ei saa. Nad ka tahavadki vanu naisi. Vana naine sureb ära ja pärandab kõik, jääb mehele. Seda tänapäeva noored mehed teevad. Aga tulete ta vaatama või? Ei, sellepärast, et ta käis korteris omavoliliselt, kui ma kodust ära olin. Nüüd tuleb aga välja, et Mari käis mõned kuud tagasi ka ise teises Eesti väikelinnas Kalle korteris. Võttis postkastist võtme ja lasi ennast tuppa. Ma viisin omad asjad ära. No viisid, aga miks sa seal pildi lõhkusid mul ära? Pildi sa said internetist said pildi tagasi. Mehed mulle kinkisid selle pildi sünnipäevaks. Mis pildis ära lõhkusid? See print
printeriga oli tehtud suur paberist pilt. Miks sa selle ära lõhkusid? Kuule, kui ma olen tema juures ja näen kõik, mis minu kätte-rätiga kõik tussi all käidud ja kätte-rätiga ennast juba kuivatad, ta pidi kõik minu asjad kokku panema, ei olnud kokku pandud. Aga ma pidin sul kevad ära tooma ju. Mitte sina ei tule oma pead sinna ja tuulad minu asjades. Ja mina läbi ei ole. Mina võtsin oma asjad, kas mina võtsin midagi? Siis võtsid. Märkmikus tuhtisid ja numbrid võtsid ja meestele helistasid. Ei! Sinu numbrid, mis sa surid mu asjades? Sinu sõbrad on minu sõbrad ka. Ei ole. Kas teil oli mingi armastuse värk või mis värk teil oli üldse omavahel, sest Võisin tal tööd tegemas. Värvisin aknad ära, sida ma väljakäigu seina värvisin ära, tal torud värvisin ära, siis tegin torutöid seal ja ise surus need asjad mulle peale. Ütle seda, et miks sa raha mul laua pealt ära varastasid. Mari tunnistab, et ta võttis Kalle laua pealt sularaha, aga ütleb, et mees oli talle küttepuude eest 200 eurot võlgu. Kalle seda võlga aga ei tunnista. mis juhtus, miks sa ei tahtnud enam käia juures? Sellepärast on nii tüütu. Küsi, mille suhtes? Mul on juba need asjad pähe jäänud juba. Tead, See sama laul kogu aeg. Ta ütles, et ta ei lubanud sul juua siin. vaat just, Juua, mina joon nii palju, kui mina ise tahan. vot. Ja kunas ma tahan ja kellega tahan. Tema on võõras inimene, mul tal ei ole mitte midagi mul öelda. Siukse inimesega on võimatu elada. Aga Aga küsime seda ka, nüüd ta räägib mulle, et sa olid teda vägistanud. Ei ole. Mitte ühtegi inimest ei saa vägistada. kuidas ei saa? Kui sa kiskusid mul riided seljast, sa kiskusid magamistuas. Viitsi suga vaielda. Aga ta ütles, et ta oli üleni verine ja kõik, mis oli juhtunud siin, et 9 korda öö jooksul vahekorras. Oi jah. Kas oli nii? Ma ei viitsi selle teemal rääkida. Aga ta ütleb, et ta nii kardab oma elu pärast ja ta tunneb tohutut valu nagu selle kõige pärast. Kas tunneb? Aga oli siis, kas sind vägistati või vägistatud? Kas sul meeles ei ole sinu juures? Vägistanud. Kes andis mulle oma riistapihku? Ma võtsin käe ära, ma ei ole elus oma mehe riistaga pihku võtnud. Miks ma pean sinu riistapihku võtma? Ega ta ei hammusta siin. Ta on siidine, võtta ja jõuga. Mul olid käerandmed, valutasid. Ära valeta. Oho! Ära valeta, siukest asja ära valeta. Häbi ei ole, vaju maa alla. Ei ole häbi. Välja mõeldis on see. Kas ta ise tahtis seksi või? Jaa. Ahah. Mis sa naerad seal? Loomulikult selle pealt sa ajad idioodi juttu. Kuidas mina sain tahta, kui ma kartsin sind? Idioodi juttu. Sa kõndisid kogu aeg ihualasti. Sinu lolli juttu kuulata. Tead seda, jah? Okei, tšau. Katrin tahab kuulata. Nii et vägistamist ei ole olnud. Ei ole. Ja seksi tahtis ise või? Jah. Ka ei olnud. Siia tuli, siis oli poolteist kuud oli siin oli. Mille pärast ma ära saatsin, sellepärast oli tüütu. Muudi on see erakonna jutt, siis see erakonna jutt ära. Siis hakkas mingi teine jama jutt hakkas pihta. Tõesti, nii palju tegite seksi siis nagu vabatahtlikult või? Nii palju ei teinud. Tegite vähem või? Jah. Ja küll jätame selle jutu, ma ei viitsi kuulata, ma tahan tööd teha ja tahan õhtuks ära lõpetada. Teeme nii, olgu peale. Kõigepealt hakkaski mind vihkama, et ma olen poliitik. Mis poliitik sa oled siis? Ma olen EKRE erakonna. Kuulun EKRE erakonda. Näed, ma sain veel tänukirja EKRE erakonnast. Kui ta seda nägi, mul on seal ka veel Eesti eest ja sain selle, kui ta seda nägi, siis ütles, et kurat, poliitik. Kokkuvõttes tahab Mari aga vanemaid naisi tänase saatega hoiatada ja ütleb, et tema sai igal juhul sellest kõigest lausa tohutu trauma. Iga öörahu ei anna. Iga öö tahtis. Urjus ka olen. Mis sa tahad öelda televaatele? Miks sa täna oled siin saates? Tahan paljastada teda, et ükski naine ei läheks tema õnge. Ta on rets, ta on vang, ta on karistatud, ta on kriminaal ja ta on petab naisi, meelitab, ta on nii magusa jutuga, ta oskab meelitada. Ja võtab Facebookis ühendust ja otsib kontakti ja...
nii et kallid televaatajad, vanad inimesed ei koo ainult kodus sokki ja ei käi käsikäes kirikus, vaid ka nende elu on täis tormi ja tuult. Ometi peame me olema Marile väga tänulikud, et ta oli nõus oma lugu meiega jagama.